täna räägime vigadest. Ehk siis ma räägin enda vigadest, mis ma olen teinud. Alustan siis kohe kõige suuremast ja kõige hullemast. Nimelt suutsin ma ära formatida pulma, ühe mälukaardi siis. Ja õnneks mul oli filmitud 2 kaameraga. Siis ühesõnaga asi nägi välja niimoodi, et võtsin siis selle mälukaardi, tegin formati ja läksin uut asja filmima. Mõned päevad hiljem, kui ma hakkasin seda pulma monteerima, otsin seda materjali, vaatan, olin selle ühesõnaga ära kustutanud, siis ma sain aru, mis ma olen teinud. Ma ütlesin, õnneks, nagu ma ütlesin, ma filmisin 2 kaameraga. Pulmalised isegi ei saanud aru õnneks, et ma olin selle ära kustutanud. Nii et õppetund. Peale seda, see oli juba mitu aastat tagasi, peale seda, eks enda vead on kõige paremad asjad, millest õppida, et nendest sa õpid kindla peale. Peale seda olen ma alati 2-3 korda kontrollin, kas mul on see materjal kõvakettal või ei ole, kontrollin veel ja alles siis teen formati. Et niisugust asja enam mitte kunagi ei juhtuks. Teine asi, kui on mingi niisugune tähtis sündmus, siis alati filmi 2 kaameraga. Et näiteks mul on juhtunud ka niisugune asi, et see ei ole minu süü, et mälukaart läheb perse. Ja mis sa siis teed? Ma arvan, klient võtab seda kui sinu viga, kuigi tehniliselt see nagu ei ole sinu viga, eks. Ja siis sa pead nagu mingi lahenduse mõtlema ja kui sul on see asi kuidagi 2 kaamera peale, siis sa saad selle asja nagu hästi ära lahendada. Siis kasuta 2 kaamerat, alati kontrolli, kui formati teed, kas kõik on olemas, kas kõik on korras. Mida ma hullult kontrollin, seda mul ei ole, ma ei mäleta, et oleks kunagi juhtunud, aga mitu korda alati kontrollin üle, et mälukaardid oleks kaasas ja akud oleks kaasas. Mis ma nagu alguses tegin, kui ma ostsin selle kaamera, ma panin sebraga puusse niimoodi, et mul oli päris palju alavalgustatud, mingi aeg võib-olla isegi ülevalgustatud, et ma ei teadnud endal täpselt seda sebra protsenti, mis maal ta on ja mingi päiksepaistelise ilmaga filmisid, usaldasid nagu sebrat, kuigi oli täiega alavalgustatud, aga õnneks selle nagu päästis ära, et me ise oleme enda kõige suuremad kriitikud, ma arvan, ja tegelikult asjad ei ole nii hullud, kui nad nagu tunduvad. Siis üks veel päris suur asi, mis on, ikkagi suur ja tähtis asi on heli. Et heliga mul õnneks ei ole väga probleeme juhtunud, kuid mõned üksikud korrad on, mis otseselt ma ei pea nagu enda süüks. Aga näiteks, et kui mul on väline helisalvestaja, mille siis ma panen inimesele külge, kes kaamera ees on, midagi ta on näppinud, ühesõnaga ta on suutnud selle kinni vajutada ja siis heli ei ole. Ka õnneks need on saanud ka siis suht lihtsa vaevaga uuesti teha või siis on olnud kaameral teine mikrofon peal, et tänu sellele siis päästab olukorra. Et alati, kui mingit intervjuud teete, et hoidke endale 2 mikrofoni vähemalt igaks juhuks, et üks, mis on kaamera peal, teine on küljes, et kui midagi juhtub, siis on vähemalt mingi plaan B olemas. Ja ütleme, et kui ei ole veel üks mikrofon on, aga tõesti ei ole, siis pange endal vähemalt kaameral heli niimoodi, et oleks nagu kasutuskõlblik, et teinekord natuke tuunida ja sealt saab täitsa okei heli võib kätte saada, kui ei ole mingit hullu taustamüra. Üks asi veel, et kui juhtub, ütleme, et sa oled võttel ja sul on mingisugune teema, mis sa ei saa teha nii, nagu sa täpselt tahtsid näiteks. Ja ei tasu nagu ise, ma arvan, nagu närvi selle peale minna, et kui sul ei ole võimalus seda ka kuidagi lahendada, aga samas sa saad ikkagi selle võtte tehtud, siis tee see võtte nagu ära, aga ära hakka seal, ma ei tea, närvitsema, tõmblema, et seda ei ole, blablabla, et hoia nagu külma närvi tee see asja ära, keegi teine isegi ei tea seda, et sul seda asja ei ole, ja ma arvan, et üldjuhul, praegu ma räägin vigadest, aga üldjuhul ma arvan, ega niisugustest vigadest ei ole mõtet rääkida, et tee oma asja ära, keegi isegi ei saa aru, et sul võib-olla oli seal mingi probleem, Pigem, kui sa hakkad seal närvitsema, sa ajad kõik teised närvi ja tänu sellele sul selle võtte väärtus võib langeda, et pigem võta rahulikult, tee oma asi ära nii, nagu sa saad ja üldjuhul kõik on rahul lõpuks ja nii ongi. Vigu me teeme. Enda vigadest ilmselt õpime kõige paremini, parem oleks, kui õpime teiste vigadest, aga midagi ei ole teha, ma arvan, et neid nagu põdeda ei ole ka mõtet, tegijal juhtub, nagu öeldakse. Loodan, et midagi oli siin abi, et alati siis kontrollige, kui teete formati, heli kontrollige alati mitu korda, vaadake värvid üle mitu korda, lihtsad asjad, aga lihtsaid vigu ongi kõige lihtsam teha, ma arvan. Nii, tšau!